Marko Viik on minu kõrval, ettevõtja, vabal ajal hobikorras CrossFiti treener, ise ka sportlane teisest valdkonnast. Kuigi oled päädplaadil korra saanud maitse suhu, mida tähendab võidelda, nüüd astud esimest korda puuri 24. oktoober. Miks sa selle väljakutse vastu võtsid? No, tere ka minu poolt ja aitäh hea küsimuse eest. Mina arvan, et meil kõigil on üks elu ja väljakutse eest mehena ma kunagi ei tagane. Ja ma tahaks ka oma ala ehk siis CrossFitiga, millega ma olen tegelenud üle 6 aasta väga aktiivselt, tahaksin näidata, et me ei ole ka papist poisid. No tõenäoliselt, kui juba peale vaadata, papist poisid tõesti ei ole, aga võitlusspordi trenni oled sa harrastajana ju sattunud rohkem kui 1 kord või 1 kuu või 1 aasta. Kui kaua? Ja mul ei ole sellele kui kaua nagu ühest vastust, sellepärast Keila ajal, kui ma olen Keilast pärit, siis sai seda tehtud korvpalli kõrvalt. Vahepeal ma elasin Tallinnas, siis sai Mirko Moisaarega tehtud Peetris seda ja nüüd ma teen siis Maicel Asturi ja Hendri Rohtlaga selle aasta algusest, et ma pean siis koju minema kokku arvutama, siis ma saadan sulle Messengeri. Ja, aga ainult võitlusspordiga sa ka ei tegele, sul on väga palju hobisi, sa oled ka raamatuid kirjutanud, räägi nendest raamatutest ka ja siis liigume tagasi klassi juurde. Okei. Raamatutega nii, et Keilast ära kolisin Tallinnasse, see oli 7 aastat tagasi nüüd, siis ma jätsin alkoholi täiesti maha ja kirjutasin raamatu Nädalavahetuse kõvamees. Panin sinna kõik oma mineviku jama sisse ja osteti ja kõigile meeldib ju inimestel musta pesu lugeda või sorteerida mingis mõttes. Mul nii kahju, et ma ei ole seda lugenud, ma kohe hakkaks näpuga järge ajama küsima küsimusi, aga võta lühidalt kokku, millest see raamat siis räägib, sellest kõvast mehest, kes nädalavahetusel tänu alkoholile siis ärkab või? Jah, see räägib ikkagi sellest ka, kuidas see kõik toimus, ehk siis ja kuidas ma kõik nagu maha jätsin ikkagist. Et see oli protsess, mul ei juhtunud mitte midagi kardinaalselt ja mul nagu lihtsalt tekkis peas mõte, et ma suudan rohkemat. Ja ainuke asi, mis mind kinni hoiab, oligi see alkohol. Ma muidugi ütlen ka kohe ära, tänasel päeval ma olen leidnud ka tasakaalu, et ma käin väljas, teen paar mulli või paar õlle, et pole probleemi, aga see on olnud pikk protsess selles mõttes. Algus ma olin ikkagi 4 aastat täiesti karsklane. Ja raamatu tagasiside, on see siis aidanud kuidagi inimesi, et mis mu küsimuse taga mõte on see, et kas me peaksime kõik jagama rohkem oma päris lugusi? Sest muidu piltide pealt tundub ju kõik nii ilus, aga seal kuskil kodudes oleme me vahel kõik natuke kurvad. Jaa, aga see on okei, kurb on ju okei olla. Vahepeal oled õnnelik, vahepeal oled kurb. Peaasi, et sa lihtsalt selles kurbuses liiga alla ei lange. Ja õnnelikuses liiga kõrgele ei tõuse. Ja alkohol natukene teebki seda tunnet intensiivsemaks. Ehk siis igaüks peab ise teadma ju, kui palju ta võib juua või ma ei tea, kas see on üldse õige lause, et võib juua. Et eks iga inimesel on oma elu ja mina nagu kellelegi teisele, kui ma kirjutasin seda raamatu, küll ei ütle, et joo sina vähem või rohkem, et see on mina elan oma elu, ma olen oma eluga väga rahul ja keskendun sellele rohkem. No seda enam on väga inspireeriv, et teisest valdkonnast tulles võtad vastu selle väljakutse ja lähed nüüd ja teed oma puuris sellisel, kui oli ju esimese matsi. Vastane ei ole täna veel avalikustatud, aga kes see võiks olla? Esitaksid sa kellegile ka ise väljakutse, et kuulge, mehed, pange ritta? Mul vist seda on raske tänasel päeval teha. Mul pole kellegi, ma vimma küll ei pea kellegi vastu selles mõttes, isegi mitte eks-naiste vastu selles mõttes ja neid niikuinii puuri ei kutsuks. Aga vastane tuleb, kes tuleb. Ma ei ole naiivne, ma võin ka oodata, ma võin võita, aga ma tean seda, et ma teen ettevalmistuses kõik, et olla valmis selleks päevaks. Ja siis ma elan selle teadmisega, mis tuleb. Milline saab see sinu ettevalmistusperiood praegu olema? Kes on su treenerid, mitu korda trennis, kas sa pead oma äriasjad panema pausile, et saaks keskenduda? Pole ju palju enam jäänud. Üks asi, mis on, et ma ei ole 26, ma olen 36. Saab 27, nii et klassil läheb, või 37, jah, issand jumal, arvutamine läks ka sassi. 37, ehk siis kehal on koos CrossFiti trenni ma ka ära jätta ja siis on boksitrennid. Et keha natuke harjub siin. Olen massaasi juurde võtnud, sauna üritan rohkem teha, et peab hakkama saama, pole probleemi. Kes sind treenib? Maicel Astur ja Hendri Rohtla hetkel. Jäävadki kuni finaalini? Nemad jäävad, sellest ma tean oma venna Tanel Viigu kaudu ka neid ja nemad jäävad, aga ma kindlasti nüüd augusti lõpus lähen ka siin klassikaliste boksi treenerite juurest läbi ja võib-olla üritan ka Kalevi boksiklubisse, kui võetakse vastu seal natuke sparrim minna nii-öelda. No Kalevi boksiklubi tasub ukse tavada, siit tuleb igal juhul suhtumine on juba õige, võit või kaotus, aga väljakutse on ju seda väärt.
mis sa sellega teistele inimestele, kes mõtlevad elus, et kas võtta mõni väiksem või suurem väljakutse vastu, mis see sõnum võiks olla kõigile? Tead, minu sõnum on igatepidi, see tuleb ära teha selles mõttes. Aga kui see plaani võtta, siis tuleb see ei juhtu ka nii, et ma söön siis võileiba diivani peal ja nüüd ootan seda klass 24. Siis tuleb tegutseda ka ja see ei ole ainult trenn, see on toitumine, see on elustiil mingis mõttes ka. Aga väljakutse ju väljakutse. Kui seda vastu ei võta ja siis ütleme, et ma toon subjektiivse näite, oled 60-aastane, mõtled, oi, ma oleks seal teinud ja igast asju, aga ei teinud, siis kui sul on praegu täna võimalus, siis jumala eest tee ära. No siit ongi vist selleks korraks võtame otsad kokku, aga kindlasti räägime Markoga ja jälgime tema teekonda. Nüüd on jäänud ju ikkagi loetud nädalad veel, kui me juba näeme sind puuri astumas ja edu! Jah, aitäh!